Lisaks on väljade lisamine võimalik ka siis lisamine menüüst, väljad ja kõige alumine valik muud. Ja siit te leiate ka näiteks sellise võimaluse, kus saab faili nime lisada, seesama faili nimi, millega te olete salvestanud. Kus on ka need samad kellaaeg, kuupäev, lehekülje numbrid, näete on erinevad lehekülje numbri stiilid, näiteks võib ka olla rooma numbritena ja nii edasi. Nii et see aken on kindlasti väga oluline ja vaadake, kui see väljad aken lahti tuleb, siis kindlasti peaks siin olema valik dokument. Ja kui te olete nüüd siit soovitud valiku teinud, siis seejärel klõpsate nupul lisa ja seejärel ongi see teie soov siis täidetud. Selleks, et päisesse või alusesse lisada süsteemseid andmevälju, mis on automaatsed ja täidavad ennast ise, kas siis näiteks kuupäev või kellaaeg või näiteks lehekülje number või teie enda hetkel lahti oleva dokumendi nimi, selle jaoks esimene samm tuleks siis vastavalt kas päis või alus aktiveerida. Ja nagu me eelmises peatükis rääkisime, siis päise ja aluse aktiveerimiseks esmakordselt tuleb ta siit nupust aktiveerida. Ja nüüd, kus kursor vilgub selles alas, põhimõtteliselt kehtivad siin samad reeglid, mis ka igal pool mujal teksti töötluses. Kui ma soovin nüüd siia näiteks, kus mul kursor vilgub, lisada mõne andmevälja, siis välja lisamine käib täpselt samamoodi, lisamine menüü ja siit valite väljad ja antakse teile kohe siis enam levinud valikud. Tahan lisada näiteks kuupäeva või lehekülje numbri või tiitli. Mina näiteks teile toon esimese asjana välja kuupäeva, klõps peale ja näete, see kuupäev ongi siin väljana kirjas. Panen tühiku ja nüüd ma tahaks ka, et siia ilmuks kellaaeg. Siis ma võtan jällegi lisamine menüü, väljad ja kellaaeg. Ja alla lehekülje paremasse nurka ma näiteks sooviksin lisada lehekülje numbrit. Siis ma kerin enda dokumendi allapoole ja kõigepealt, nii nagu me õppisime, aktiveerin jaluse. Ja kui jalus on aktiveeritud, kasutan joonduse nuppu, et tekst oleks paremal ääres ja seejärel võtan jällegi lisamine menüü, väljad ja lehekülje number. Ja see lehekülje number ja need kellaajad ja kuupäevad on täiesti ise uuenevad ja ise toimetavad, nii et teie nendega rohkem tegelema ei pea. Ja kuna me teame eelmisest peatükist ka seda, et päised jalused on korduvad ka järgmistel lehtedel, siis on ka igal järgmisel lehel automaatselt näiteks olemas lehekülje number, mis siis ise kasvab. Ja et seda teile tõestada, teen paar uut lehte, kasutades kombinatsiooni Ctrl-Enter ja näete, et iga lehekülje all on siis vastavalt juba uuem number, mis näitab lehekülje numbrit siis siin, kus me hetkel asume.